Tere! Kas siin on vaba? Jah. Võib liituda? Jah. Kui ilus on vaadata, paljud on kongressile kohale tulnud. Paljud raamatutega tegelemise eest palka ei saa ja Tallinnasse sõit teeb neil ainelisi raskuseid. Huvitav, kuidas see kõik 100 aasta pärast välja näeb? Nojah, hea, et kongress toimub siin aasta esimeses pooles. Raamatukogul on veel ressursse lähetuste jaoks. Äkki õnnestub see aasta mõnes välismaa raamatukogus ka Erasmusega ära käia. Ja rahaga on üldse keeruline. Meie peame raamatute soetamise jaoks piduõhtutel loteriidega raha koguma. Kõige edukam oli meil ülemöödunud aasta. 1921. aasta, siis me kogusime piisavalt oma 11. raamatu soetamiseks. Meie omavalitsuse õnneks eelmine aasta teavikute raha ei vähendanud. Saime ilusti 3000 eksemplari juurde soetada ja paar tuhat läks makulatuuri ka. Tead, meie turundustiim arvutas välja, et meil on raamatukogus üle 2 kilomeetri raamatuid. Verstades on, ei tea. Loomulikult raamatute laenamine on meie külastajatele tasuta, aga ülevalt poolt on kogu aeg surve, et mida me võiksime teha, mingid eriteenuseid, kuidas ikka oma tulubaasi suurendada. Kas teil on ka nii? Meie haridusseltsi liikmed saavad tasuta raamatuid laenata, aga teised peavad maksma. See ei ole palju, see on 1 kroon aastas. Aga ma nii loodan, et tulevikus saavad ikka kõik tasuta laenata. Tegelikult mulle teeb rohkem muret see, et piisavalt palju raamatute vastu huvi ei tunta. Elanikud ei oska raamatuist seda tarkust välja otsida ja tõlkekirjanduse puhul ollakse hädas hääldusega. Miks ei hääldata nii, nagu on kirjutatud? Mul on plaanis elanikude ja raamatute vahelist seost tugevdada läbi õpiringide ja kirjandusõhtute. Jaa, see on sul väga hea mõte. Meil Facebooki laivid toimivad täiega hästi. Tänu sellele on e-raamatute laenutamine täiega tõusnud. Aga küsimus on see, et kuidas inimesed ikkagi korralikult teada saaksid, et meil igasugused põnevad üritused seal raamatukogus toimuvad. See Facebook on juba vananenud värk ja sellel hiinlaste suhtlusvõrgustikul on ka selline kahtlane maik juures. Ja, et meil on raamatukogul uus asutajaliidesluprogramm seal. Need elanikudeni jõudmise mure, see on mulle täiesti tuttav. Kõigil ei ole võimalik hobust ette rakendada raamatukogusse tulekuks. Ja töö nagunii ei võimalda mitut tundi maha vantsimiseks. Mul on mõte, et võiks rohkem laenutuspunkte avada just taludele lähemal. Meie küll mingeid punkte avama ei hakka. Meil raamatubuss sõidab mööda linna ringi ja pakiautomaadi teenus on meie lugejate seas väga populaarseks osutunud. Ma juba ära oodata, millal ükskord robotid hakkavad meil raamatuid lugejatele koju sõitama. See on midagi arvamuste räägi. Meil läks raamatukogus raamaturiiul katki. Pidime võtma asenduseks selle Elfriede vana kinnise riiete kapi. See, mis tal aida all juba pikemat aega seisis. Nii loodan, et varsti saame korralikud riiulid. Oh my god, ma tean täpselt, mida sa tunned. Saad aru, ma sain just enne siia tulekut sõnumi, et meil on raamatukapp katki ja see ei anna lugejatele raamatuid kätte. Läksin siis kohale, tegin restardi, õnneks hakkas kohe tööle. Tead, mul tuli meelde, et kuulsin, et mõnes kohas on raamatukogu juhatamine antud kojamehe või rätsepa hoolde. Ei saa olla nii,
nii, et raamatutega tegeleb see, kellel just on aega sellega tegeleda. No, raamatukogus tuleb ikka arendada elanikude siis kirjanduslikku maitset ja teadmisi suurendada. Nii loodan, et varsti ikka avatakse raamatukogu hoidjatele kool. Ja mina olen Tallinna Ülikooli infoteaduste magister. See eriala pandi nüüd kinni. Ilmselt peame edaspidi endale kolleege teistelt erialadelt sebima. No ja siis nad kutsekoolitusele saatma. Kuidas teil muidu selle roheteemaga lood on? Meil plaanitakse raamatukogu hoone ümber ehitada 0 energia peale või prindi enam mitte midagi. Ei kileta üldse raamatuid ja sorteerime ilusti prügi. Just valmistan ette praegu jälle raamatukogu tundi, kuidas lastele seda rohepesuteemat seletada. Minu roheline seelik jäi pesemata, pidin sinised leidi panema. Ma ikka mõtlen, et mul on raamatud selles kinnises kapis, no selles Elfriide riidekapis. Tahaks nüüd ümber tõsta avarasse ruumi, kus lugejatel on lauad ja raamatud on riiulil käsikoguna saadaval. No, ma olen täiesti nõus selle härra Kurvitsaga, kes ütles, et raamatukogu ei tohi olla ainult raamatute hoiustamise koht. Ja meil enam ammuhoidlat ei ole. Muidu ei mahuks lugejaarvutid ja 3D printerid ja graafikalauad ära. Ja kus me siis lugejatele kõiki neid üritusi teeksime? Jah, ruumipuudus on tõsine mure. Sellega ma olen nõus. Me tegime ühe uuenduse. Vaata, me oleme nagu ikka laenutama ainult pühapäeviti raamatuid elanikudele ja nüüd vahetult enne kongressi me pikendasime seda laenutamise aega 2 tunnilt lausa 4 tunnile. Äge. Me oleme küll kolleegidega mõelnud, et kas 50 tundi nädalas raamatukogu lahti hoida on ikka piisav aeg. Äkki peaks ikka 24/7 raamatukogu lugejatele avatud olema? Oi, hakkab juba peale, me peame kohtadele tagasi minema. Nii tore oli sinuga rääkida. Teeme ruttu mäestuseks ühe selfie.